Rehvide puhul me kokkuhoiust juba tänases saates rääkisime, kuidas see on aga võimalik elektriautot laadides. Elektriautode omanikud teevad seda reeglina just börsipakette kasutades. Kas seda protsessi saab veel mugavamaks muuta? Kodus börsi hinna peal teavad väga hästi, et abikaasa küsib õhtul, et mis kell panna nõudepesu masin tööle või pesu pesema, millal see soodne elektri hind on, siis me oleme selle probleemi lahendanud elektriauto omanikele väga lihtsalt. Sisestad sellesse targa laadimise äppi, seod oma elektriauto, me teame auto akujääki ja sa seadistad igale autole, kui sul on ka mitu autot, paned igale autole oma seaded selles äpis külge, et soovid hommikul kella 8 auto täis laadida, määrad ära ka mis protsendini, aku siis protsendini, kas 80% või 100%, ja need on siis autol sellised vaikeseaded ja sa võid ära unustada igasuguse börsi hinna jälgimise. Aga vaatame lähemalt. Ehk et mis ma hetkel tegin, autole on praegu pandud kellaaeg, et laadida kella 10 õhtul täise ja aku taseme järgi laadimine 100% on siis garanteeritud aku tase määratud. Hetkel panin kaabli külge, siin üleval näitab ka, et toimub testlaadimine, mis on vajalik, et määrata kindlaks, kui suure võimsusega autot laetakse. Ja kui see testlaadimine on möödas, siis siia alla tekib siis graafik nende tundidega, mis siis meie algoritmid välja valivad, kõige soodsamad elektrina tunnid. Valis välja siis siit kõige soodsamad tunnid, et ma seda tegelikult ka näpuga siin näen, et kui ma panen näpu siia tunni ribale, et siis sellel kella 12, kella 1 laeb ta siis hinnaga 0,34 senti. Siin ta laeb 10 kilovatt-tundi 0,3 sendiga, 0,33 senti, ehk et nii lihtne see asi ongi ja siit on ka visuaalselt näha, et on kõige soodsamad hetked valitud laadimisele. 59% laetakse 100%-ni kokku 33,8 kilovatt-tundi ja see on kuskil 150 kilomeetrit sõiduulatuste, 150 kilomeetrit. Ja see elektri maksumuse järgi läheb mul siis maksma 0,12 eurot. Okei, võrgu tasu lisandub siia juurde, et see on ainult elektri hind, aga ütleme, et põhimõtteliselt ikkagi nagu tasuta sõitmine. Ja kui nüüd kellelgi on ikkagi vaja koheselt sõita, siis mis on hästi mugav, et kõigepealt võetakse vaikeseaded võetakse aluseks, mis on kliendil siis või autoomanikul määratud, näiteks kella hommikul kella 8 alati täise, aga kui nüüd on ikkagi vaja kohe laadida, siis hästi mugav on see, et siin all on eraldi nupp lülitu siis tavalaadimisele ja kui ma siin vajutan, siis ta käivitab laadimise kohe ja kustutab selle plaani ära. Äpil on loomulikult vajalikke parameetreid rohkem. Oluline on aga selle puhul just see meelerahu. Sinu eest toimetatakse kõik ära. Kui majapidamises on aga ikkagi fikseeritud hinnaga elektrileping, kas siis tuleb mingit lepingu osa muuta? Me oleme ka selle peale mõelnud ja ammu ilma tulnud turule sellise kavala lahendusega, et me võimaldame sisuliselt olla kodus majapidamisega fikseeritud elektrihinna lepingus ja laadida elektriautot börsi hinnaga. Ehk et me võtame kõikide laadijate, siis kui sul on nii nagu minul kodus 2 laadijat, me võtame mõlema laadija elektritarbimise, võtame elektriarvest maha igakuiselt ja laadijast välja võetud elektrit arveldame täiesti eraldi, ehk et see võibki olla börsi hinna põhiselt. Ja miks me selle lahenduse peale tulime, mõtlesime niipidi, et elektriauto omanik ei taha minna talvel fikseeritud elektrihinna lepingusse, sest ta kaotab võimaluse soodsal tunnil, öisel ajal soodsalt siis elektriautot laadida. Meil on olemas ka veel pistikhübriidid, me räägime täna praegu täiselektrimasinatest, aga pistikhübriidide puhul, kas see sama rakendus aitaks ka seal? Pistikhübriididega nii, et neid tihti ei õnnestu ühendada, ehk et seda akujääki kätte saada. Ja selleks on erinevad strateegiad selles targa laadimise äpis, ehk et valides elektriautol akujäägi järgi laadimise, siis pistikhübriididel saab valida sessiooni pikkuse,
näiteks 3 tundi või 5 tundi, igaüks teab, kui kiirelt tal see pistikhübriid täis saab ja samamoodi, kui valida nüüd 3 tundi selleks laadimise ajaks, siis me valimegi need 3 kõige soodsamat tundi 15 minuti kaupa jällegi. Puhtalt kliendi seisukoha pealt võtta, kui ma ei ole ikkagi Terminali Energia klient, siis ma saan selle äpi endale laadida ja ma saan sellega nagu nii-öelda elektriauto puhul ka eraldi manageerida. Me pakume seda täna ikkagi neile klientidele, kellel on Terminali kodulaadija hea see, mis on maailma enim müüdud tänase seisuga 1,1 miljonit laadijat on paigaldatud ja pakume siis nendele laadijatele seda võimalust, ehk et ma täitsa uhkusega ütlen, meil on maailma enim müüdud laadija portfellis ja üks maailma parimaid laadimislahendusi koos nüüd targa laadimisega. Elektriautosid tuleb teedele järjest enam ja see, et seda masinat ka säästvalt hallata, on ainuõige lahendus.